on meil ettekandeks seltsimees Eilatil. See on siis episood Lahemaa kultuuritoostunud. Austatud Lahemaa konverentsist osavõtjad, minugi poolt käsitletav temaatika ei kuulu täna küll peateema juurde, õigustatud on see loodusüksikute komponentide uurimise küsimused, kuid teisest kandist rääkida teatavatest teaduse ja kultuuriloolistest seostest tähendab ka seda, et me jälgime tegelikult looduse uurimise, looduse kujunemise ja teatavate traditsioonide tekkimise minevikku, tähendab, et ühendame seda, mida me tänapäeval teame, tunneme, tunduvalt varasemate, vanemate perioodidega. Selle tõttu siis mõnedki järgnevalt toodavad viited ehk aitavad lahti mõtestada seda, kuidas meie tänane ettekujutus Lahemaast on tekkinud. Tahaksin tuua väga lühidalt ainult 3 seoste ringi ja nimelt niisugust seoste ringi, kus Lahemaa tänane rahvuspark seostub hoopis kaugemate territooriumitega, seostub teiste rahvaste ajalooga ja siit tuleneb ühtlasi siis viide, et paljusid küsimusi tulevikus me ei saagi lahendada mitte ainult siin Lahemaa pinnal seistes, vaid peame suutma haarata neid seoseid nii ruumis kui ajas vägagi kaugele välja teinekord. Esimene seoste ring oleks ühenduses Lahemaalt võrsunud ja Lahemaal tegutsenud ühe väljapaistvama meie majandusmehe ning teaduse mehega, nimelt Aleksander Paleniga, kellest on palju juttu olnud, kuid mõningad seosed ma täiendavalt tahaksin ometi täna siin fikseerida lühidalt teie ees. Aleksander Palen on meile üldtuntuks saanud eelkõige kui Balti raudteevõrgu, sellega siis kogu selle ala majandusliku hõive üks põhiorganiseerija. 1869. aastal sai ta kontsessiooni kõigepealt siis 377 kilomeetri pikkuse Peterburg-Tallinna raudtee ehitamiseks, maksis selle eest Peterburi Meieri panka sisse 400 000 rubla kautsjonit ning alustas seejärel uurimistöid, kusjuures nende uurimistööde käigus tehti võrdlemisi ulatuslikult ka puhtalt raudtee ehitamise tehnikast kõrvale jäävaid teaduslikke vaatlusi, eelkõige geoloogia valdkonnas. Seejärel kavandas seesama Aleksander Palen 1873. aastal Tapa-Tartu raudtee, tegi kogu selle eelarve materjali ära, üks verst läks Tapa-Tartu vahel maksma 44 023 rubla ja oli tookordsete tingimuste kohta siis võrreldes Balti raudtee põhiaru ehitamisega küllaltki odav. Ja lõpuks 1876. aastal ühineb Aleksander Palen teise tolle perioodi väljapaistva loodusteadlase Aleksander Mittendorfiga ning nad teevad koos ettepaneku raudtee jätkamiseks Tartust Riiga. Sellega siis need põhimagistraalid, mida me senini kasutame ja millel on aegumatu tähtsus olnud meie majanduselu kujunemisel, on nii või teisiti kõik siis Aleksander Paleni nimega seotud. See ajalugu on huvitavalt dokumenteerimist leidnud juba möödunud sajandil ka ja mul on teile siin ringi saata omapärane rariteet, nimelt sellesama Aleksander Paleni isiklikku kogusse kuulunud raamat, tema enda monogrammiga, tema eriköitega raamat, milles kirjeldatakse sellesama raudtee ehitamist ja kus lõpus siin leheküljel 208 on ka tema enda foto, mis keerdkäigud see raamat kõik vahepeal läbi on käinud, et uuesti Lahemaale tagasi jõuda ja Lahemaa konverentsil ringelda, on isegi raske ütelda, teame ainult viimaseid mõndakümmend aastat sellest raamatu saatusest, igatahes Aleksander Magnus Paleni enda monogramm, esikaanel, kinnitab
selle raamatu kuulumist raudtee-ehitajale endale. Ma tahaksin aga rõhutada, et Paleni tuntus on hoopis väiksemaks jäänud siiski oma aja väga väljapaistva looduse uurijana ja eelkõige loodusuurimise organiseerijana. Me võime täna tõe meeles ütelda, et sisuliselt organiseeris Palen Palmses erauurimisinstituudi. Me teame, et tookordsetes tingimustes uurimistööd tehti ju ainult ülikoolide juures ja need võimalused, mis mujal said tekkisid tõesti eri finantsmajanduslike vahendite alusel. Selleks ei tulnud seltsimees Nooraku abi tookord kasutada, vaid tuli oma rublad kokku korjata, et uurimist siis juba teha. Ja mitte juhuslikult Palmses ei käinud tookordsed kõige väljapaistvamad uurijad, mitmed Vene akadeemikud, nagu te teate, selle tõttu, et sisuliselt Palmse kogu uurimistöö tsükkel oli niimoodi ette valmistatud juba varasemate välivaatluste mõttes ja ka muudes osades, et siin oli edukas uurimistöid teha. Ma võtsin üllatavalt kokku 1940. aastal on professor Armin Öpik teinud ühe suurema kokkuvõtte nendest fossiilide uurituse seisundist, neid uuesti kaasaja siis süstemaatika alusel kontrollinud ning tema monograafias veel siis 1940. aastal on sees umbes 40 ordoviitsiumi või siluri fossiili, mille esmakirjeldajaks maailma teadusele oli Alexander Palen. Need esmakirjeldused avaldati selleks 1940. aastaks juba umbes 80 aastat varem, kuid jäid nii põliselt püsima siis kogu tookordse paleontoloogia põhivara hulka. See ise näitab, kuivõrd spetsiaalselt, kuivõrd sügavalt oli Palen oma töös selle teadusliku taseme saavutanud. Tema organiseerib suur osatähtsus väljendus ka selles, et ta oli tookordse sakslaste Eesti Kirjanduse Seltsi loodusteaduse osakonna juhataja. See Eesti Kirjanduse Selts koos oma loodusteaduse osakonnaga töötas Tallinnas ja me võime ütelda, et selle loodusteaduse osakonna kogudes suurel määral kujunesid välja praeguse Looduse muuseumi kogud ning nendes Looduse muuseumi kogudes väljendub siis ka Alexander Paleni kui teaduse organisaatori küllaltki oluline teadusliku töö pärand. Kahjuks need kogud, mis olid otseselt Palmses, kanti hilisematel aastatel laiali, kodanikuaja algul ebaõigesti nende kogude väärtust hinnati, anti lihtsalt koolilastele õppekogudeks, kuid seal oli tegemist väärtuslike fossiilide esmakirjeldustega, ladinakeelsete lisamaterjalidega, millega koolis midagi võib teha ja koolidest läksid nad kaduma. Kuid üks väike uurimisülesanne kõikidel lahemaalastel oleks tõesti selles, et täiendavalt siis fikseerida seda võimalikku materjali, mis Palmsest on laiali kantud ja mis siin ja seal kas või kodudes või koolide ümbruses veel siiamaale võiks leiduda. Teine ring Lahemaa kultuuriseostest ulatub välja sõna tõsises mõttes maailma kultuuri väljapaistvate esindajate juurde. Nimelt võttes aluseks kahelaadseid dokumente, esiteks Jack Londoni raamatuid ja teiseks omal ajal kirja pandud ühe Kilindi Nõmme mehe Juhan Sepa mälestusi, võime tõestada, et Lahemaa üks tuntumaid möödunud sajandi mehi, kes siia kuulsa veski rajas, see, mis Tallinna kaubamaja baasiks, puhkebaasiks on saanud, et see Jaakob Lavik oli Kanada kullaväljadel ühes partiis Jack Londoniga. Kusjuures Jaakob Lavik oli selle partii üks kõige tuntumaid mehi, Jack London tookord veel noor poisikene, ilmselt Lahemaa mehes erilist tähelepanu ei äratanud, kuid fakt ja faktiks. Võime seda kinnitada mitmete ühiste
ja iseseisvalt tehtud faktifikseeringute kaudu. Nimelt kuulsal nende minekul 1897. aasta sügisest kuni 1898. aasta kevadeni läbi Alaska värskelt leitud kullaväljadeni välja juhtusid nendel samas ajavahemikus täiesti samasugused episoodid. Nende hulgas on Lindemanni järve ääres paatide ehitamine, mõlemad räägivad sellest, kuidas hakkajad mehed ehitasid paate rohkem ja hakkasid need ka teistele maha müüma. Mõlemad ütlevad hinnaks ligikaudu ka sama summa, $200 oli paat, mis siis viletsamatele meestele müüdi maha. Teine fakt on veelgi ilmekam. Mõlemad räägivad sellest, kuidas kõige hakkajamad mehed Valgehobu kärestikust hakkasid teiste meeste paate läbi viima. Küsimus oli selles, kas 2 minutit minna kõige rängemast kärestikust läbi või 4 ööd päeva tassida materjali üle selle mäeharjade. Ja siis Lavik kuulus nende hulka, kes hakkas teiste meeste paate alla laskma. Alla laskmise eest võeti $25 siis ühest paadist. Ja Jack London räägib ka, et $20–25 siis teeniti selle pealt. Ja lõpuks saabumise ajad otseselt kullaväljadele langevad kokku. Seal lähevad juba saatused aga lahku. Jaagup Lavikust saab nende kullaväljade kõige väljapaistvamaid varustajaid. Ta omandab 6 koera, mis on õieti koerte ja huntide hübriidid ja hakkab selle 6 koera kelguga siis kullaväljade neid otsijaid varustama. Valdab väga hästi inglise keelt, öeldakse, et valdab inglise keelt nii kõnes kui kirjas, mille tõttu tal oli teatav edumaa teiste sealsete korjajate, otsijate ees ja rõhutatakse ka tema suurt ettevõtlikkust, eriti seda, kuidas ta 50-kraadise pakasega jõuab kõikidesse kullaväljade punktidesse ikka õigel ajal kohale. Sellest esimesest kullaväljadel olekust saabki Jaagup Lavik oma põhivaranduse, mille alusel ta tuleb siia kodukanti tagasi ning püstitab Võsu jõele praegugi alles oleva siis Veski hoone, oma aja kohta aga niivõrd võimsa ja monumentaalse, niivõrd paljude püülivaltsidega, et kohapealne ümbrus ei suuda veel sellele majanduslikku tagatist anda töö näol ning mõne aja pärast see Veski osutub pooleldi mõttetuks, vahendid vähenevad ja Jaagup Lavik otsustab tagasi minna Kanadasse kullaväljadele õnne proovima, kuid seekord tal enam see korda ei lähe, ta tuleb kullaväljadelt tagasi San Franciscosse ning San Franciscos sureb infarkti. Sellega siis jättes enda esimesest kullaväljadel olekust maha üksnes Lahemaa rahvuspargi praegu ühe väljapaistvama rekreatsiooni objekti. Täpne niisugune tõestus nende üksikute kokkusattumispindade kohta siin selles lühikeses esinemises ei ole kahjuks võimalik. Kolmas seostering, millele tahaksin osutada, on seoses väljarändamisega Lahemaal. Lahemaa suurim ja meie hilisemas kultuuriloos mõju avaldanud väljarändamine toimus 1884. aastal kindral Blockilt Peterburi lähedal Simititsas ostetud mõisa. Sinna rändas välja 1885. aastal siinsetel randadel kõigepealt 48 perekonda ja esimese maailmasõja eel oli siinsete väljarändajate arv Simititsas tõusnud juba umbes 100 perekonnale ning umbes 800 lahemaalast elas sellel ajal siis selles külas, olles selle küla võrdlemisi hästi ka välja ehitanud. Sealt pärineb omakorda põhiosa väga väärtuslikust Lahemaa folkloorist, sest seal oli see folkloor nagu mingisuguses konserveerimise seisundis. Kõik, kellel seda üles kirjutati, teadsid teda sellisena, nagu nende lapsepõlves Lahemaal seda esitasid vanemad inimesed. Ja niimoodi siis on sealsetel Simititsa suurtelt taulikutelt, Els Mikiverilt, Eva Reinbergilt, Ann Tootselilt ja teistelt üles kirjutatud kõige väärtuslikum osa Kuusalu kihelkonna
rahvalauludest, mis on professor Tampere vastavas vanakande köites ka esitamist leidnud. Tahaks nüüd omakorda ütelda, et need seosed, mis Simiititsaga algasid rahvaluule vormis, on tegelikult jätkunud edasi juba Nõukogude ajal. Nimelt Nõukogude Liidus töötanud kõige väljapaistvam Eesti poeet Ain Rannaleet omakorda pärines Simiititsast ning see luulepärand, mida me tagantjärgi tunneme, on siis juba teises põlvkonnas jällegi Lahemaa tunnete, mõtete edasi arendamine. Ja tahaks siit teha omakorda siis 3 niisugust organisatsioonilist järeldust. Esiteks, mulle tundub, et Lahemaa rahvuspark saaks olla väikeseks mudeliks ka mitmete teadusajalooliste ja kultuuriprotsesside uurimisel. Me ei jõua korraga ette võtta tervet Eestit, kuid võtta detailselt ette üks teistel aladel küllaltki täpselt läbi uuritud ala, see võimaldaks ilmselt paremaid tulemusi ning selline mudel võiks võimaldada suuri üldistusi isegi üle-eestilises ja Nõukogude Liiduvabariikide vahelises ulatuses. Teiseks, mulle tundub, et Lahemaa uurimistöös tuleks vägagi kiiresti hakata tegelema ka niisuguse valdkonnaga nagu biograafiliste materjalide kogumisega, eelkõige bibliografeerimisega seoses. Nende allikate süstemaatiline läbitöötamine võimaldaks juba lähematel aegadel vägagi huvitavate täiendavate üldistuste tegemise Lahemaa kohta, kuid selle mudeli alusel ka laiemas ulatuses. Ja lõpuks tundub, et kuna Lahemaa osatähtsus nii suur on olnud meie rahvapärandi säilitamisel, siis ühe organisatsioonilise abinõuna võiks kõne alla tulla Lahemaal eelolevatel aegadel ka sümboolse lauluema, mingisuguse memoriaalansambli või vähemalt ühe objekti püstitamine, mis ühelt poolt fikseeriks küll Mai Kravtšovi, Lahemaa suurima lauliku teeneid, kuid teiselt poolt meenutaks ka kõiki neid lauluemasid, kes siit on välja rännanud ja kes oma laulupärandi ometi meie kultuuri liitsid. Lubage minu see väga katkendlik esinemine lõpetada Ain Rannaleedi ühe luulekatkendiga. Olgu öeldud, et Rannaleedi see nime pseudonüümgi on tagasimõtlemine ta kodule, tal on tegelikult ju kodaniku nimi Lauren, aga Rannaleet mõtleb tagasi sellega tõesti siis nendele samadele Lahemaa randadele. Ja koduga seoses on ka see luulekatkend. Oi mu kodu, verikallis, onni õlgise harjaga, kaasiku kalli kohaga, pääsukeste pesadega, kodus kena kõnniskella, armas olla omadessa, ilus õuessa istuda, kena kaasikut karata. Kodus kalliski kannatus, igatsused ilusamad, hädad hoopiski õrnemad, pehmemadki pahandused. Siiski lähen ära, kõnnin ära kaudemale, kipun laia ilma poole, suure kodu südamesse. Lähen ära ja unustan, vahest korra ehk mäletan, oi mu kodu, verikallis, onni õlgise harjaga.